Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Terve selle nädala on ukrainlased väga aktiivselt rünnanud droonidega Venemaa pealinna Moskvat, kusjuures eilses rünnakus kasutati rohkem kui 600 drooni. Aga me läheme saate alguses kohe otsepildis Ukrainasse, kus on kohal meie hea kolleeg Tarvo Matsen. Tere Tarvo! Kui palju just need kohad, kus sina oled sel korral Ukrainas viibinud, on saanud kannatada venelaste rünnakute pärast? Ma olen nüüd Ukrainas olnud juba päris tükk aega ja päris erinevates piirkondades. Praegu ma olen Dnipros, see mida te mu selja taga näete on Dnipro keskväljak. Nagu te näete, siis elu siin käib, vaatamata sellele, et tegelikult rinne on umbes 100 kilomeetri kaugusel. Enne seda ma olin Kryvyi Rihis, mis on tööstuslinn, mis ei ole ka tegelikult rindest väga kaugel. Ja siis enne seda Tšerkassis, mis on natuke rahulikum, ja Kiievis, mis teatavasti on kogu aeg rünnakute all. Aga siin Dnipros, nagu üks kohalik ütles, siis on selliseid nädalaid, mis on katastroofilised ja on selliseid nädalaid, mis on märkimisväärselt rahulikumad ja sellised, kus täitsa saab elada. Aga õhuhäireid on siin ikka ööpäeva jooksul väga-väga palju ja etteteatamisaeg on väga väike, sest rinne on 100 kilomeetri kaugusel. Ja teine probleem, mida ma siin täheldanud olen, on see, et tegelikult näiteks öö jooksul võib tulla kuni 20 õhuhäiret. Enamus neist ei puuduta tegelikult linna, vaid oblastit, sest oblastis on ju tegelikult ka rindejoon ja päris rindeäärsed linnad. Ehk siis väga raske on hinnata, et millise häire peale sa peaksid nüüd jooksma sinna varjendisse ja millise peale mitte. Et seda tuleb natukene siin õppida ja harjutada, et kuidas Telegrami gruppidest seda infot hammutada ja kätte saada. Aga üldiselt Venemaa tundub võtvat sihikule nädalate kaupa erinevaid linnu, et praegu nüüd, kui ma saabusin Dniprosse paar päeva tagasi, siis võeti just sihikule Kryvyi Rih, kust ma siis lahkusin. Minu lahkumise päeval oli seal tegelikult rünnak, esimene rünnak jälle üle natukese aja. Mina olin parajasti jalgpallimängul, kohaliku kõrgliiga klubi jalgpallimängul ja siis ühtäkki aeti see jalgpallimäng laiali. Inimesed läksid ootama, et millal siis uuesti mäng saab pihta hakata, aga samal ajal oli siis linnas rünnak ja järgneval ööl oli tegelikult veel suurem rünnak ja nüüd täna öösel, nagu ma aru saan, siis oli veel rünnak, et Ma tean, et sul on olnud mitmeid kohtumisi ka kui ajakirjanikul. Millest on räägitud ja milliseid mõtteid see on sinust tekitanud? Kohtumisi olen teinud päris erinevaid. Ma olen nüüd siin Dnipros kohtunud ajakirjanikega ja eile tund aega istusime maas ka kohaliku linnapea Boris Felatoviga, kes on siis teatavasti selline legendaarne või kurikuulus kuju. Ja me rääkisime päris erinevatel teemadel. Mõistagi me rääkisime sõjast, talveks valmistumisest, Ukraina sisepoliitikast, aga rääkisime ka petukõnekeskustest ja perekond Jarmolajevitest, kes teatavasti on olnud selle Dnipro piirkonnaga seotud ja need samad petukõnekeskused on olnud ka selle Dnipro piirkonna selline taak. Linnapea ütles, et tal on häbi selle pärast. Aga üldiselt kõige meeldejäävamad ja kõige vahetumad ja toredamad on ikkagi kohtumised igal pool tavaliste inimestega. Ükskõik kas siis, ma ei tea, turul, tänaval, toidupoes. Sest kui nähakse, et välismaalane ja siis kuuldakse veel, et eestlane, siis ollakse väga üllatunud, et issand jumal, et mis sa siin teed. Et eestlasi mäletatakse ja eestlasi väga austatakse siin.
ja teatakse, milline Eesti panus on olnud. Ehk siis jah, väga raske on nagu kokku võtta, kohtumised on kõik olnud väga erinevad ajakirjanikega, poliitikutega, tavaliste inimestega. Eks Postimehest saab ka üht-teist lugeda. Kas Ukrainas juba mõeldakse eelolevale talvele ja kui palju selle pärast muretsetakse? Talve kardetakse siin väga, sellepärast, et teatavasti õhukaitsega on praegu väga kehvad lood ja see annab tegelikult ju tunda just eriti siin piirkonnas, kus raketid tulevad läbi. Ja kui nüüd meenutada eelmist talve, mida on ju nimetatud Ukraina kõige hirmsamaks talveks, siis sel talvel on ju tegelikult seis veel hullem, sest Patriot ei ole, õhukaitse ei toimi nii hästi ja tulevad läbi nii ballistilised raketid kui ka nii-öelda siis reaktiivdroonid, mis on selline natukene uuem termin vähemalt minu jaoks olnud, aga tavaliste droonidega seis on natukene parem, aga venelane kasutab neid ka vähem, nagu mina olen siin aru saanud. Et seis on tegelikult hirmus, nagu Boriss Filatov ka ütles, et neil on küll linnas plaan, kuidas soojusjaamu, elektrijaamu, veetaristut kaitsta, aga see plaan osaliselt toetub sellele, et lääs annab abi ja teisalt lõpuni, et tegelikult ei saa kaitsta linn oma taristut, kui õhukaitset ei ole. Ehk siis seis selles mõttes on ikkagi päris nutune. Ja edasi me jätkame juba stuudiost ja meil on täna saates strateegilise kommunikatsiooni ekspert ja Riigikogu liige Peeter Tali. Tere, Peeter! Tere! Ma võtaksid Tarvo jutust kohe edasi, et me oleme siin saates nüüd viimasel ajal hästi palju rääkinud sellest murest, mis tekitavad ukrainlastele ballistilised raketid ja see asjaolu, et õhukaitset ei ole, et Patriot rakette nende kaitseks lihtsalt ei ole. Tarvo nüüd nimetas ühe uue asja, mis on tõesti ka suur mure, need on need reaktiivdroonid. Mis need on? Seal venelased on edasi arendanud siis Shahed droone, sinna peale on pandud, samalaadsele asjale on pandud reaktiivmootorid peale, mis on siis Geran 4 ja Geran 5, aga nüüd viimase paari nädala jooksul teeb ukrainlastele muret selline asi nagu Panderoll ja see Panderoll on mingi avalikes allikates on ta reaktiivdroon, siis ta on väike tiibrakett, siis ta on varitsev õhuründemoon, et ta on selline fix-wing või lennukilaadne toode, mille lõhkepea on 150 kilo, mis on päris palju, mille tegevusulatus on 500 kilomeetrit ja mis on väga kiire, saab muuta ka trajektoori, olla keeruliselt tabatav, et ta on umbes, ma mälu järgi ütlen, et 0,5 mahhi on ta kiirus. Ja kui Ukraina on oma siis õhutõrje ja droonitõrje ehitanud üles ja leidnud väga hea rohu Vene aeglaste tiibrakettide kaliibr vastu ja siis nende Shahed Geran sisepõlemismootorite droonide vastu, et siis tegelikult see droonisõda kogu aeg areneb mõlemalt poolt. Et nüüd neil hetkel ei ole head rohtu ja muidugi Patriot rakette, laskeseadmeid on küll, aga rakette ei jätku ja neid rakette on maailmas ka vähe sellepärast, et käib sõda Pärsia lahe ümber, et kus siis Pärsia lahe riigid kasutavad odavate droonide vastu keerulisi rakette ja nendega jälle Ukraina keerulisi siis neid samu Patriot rakette ja nüüd Ukraina üritab anda neile tehnoloogiat, saada ka raha, arendada oma kaitsetööstust, et ehitada siis odavaid püüdurdroone nende aeglaste Iraani suurte droonide vastu.
Kui me vaatame nüüd seda nädalat ja seda, kuidas Ukraina on nüüd ise rünnanud Venemaad, siis tõenäoliselt eeloleval talvel ei ole Ukrainal kerge, aga võib arvata ka seda, et venelased ei pääse ise ka sel talvel nii kergesti. No jaa, et ega seal ju ka raporteeritakse, et Moskvas ei jätku bensiini, aga no mis see venelane ikka teeb, tõmbab küüru selga ja ütleb, et peame siin 2 tundi ootama, aga saame hakkama. Ja nüüd jälle tuleb arvestada seda, et suured linnad, Moskva, Leningrad, Novosibirsk, et neile saab osaks erikohtlemine ja kuskil siis perifeerias ja enamus Venemaad ongi perifeeria, et seal on kütuse ja asjadega olukord veel hullem. Ja mida ukrainlased teevad, et nad oma droonidega siis, mis on ka suures osas aeglased droonid, et mõjutavad siis Venemaa logistikat, siis nafta rafineerimistehaseid, mis on Venemaal suur äri ja siis ka Waldbergi logistikakeskusi eesmärgiga lõhkuda Vene logistikat ja anda lõhkuda Vene sellist väikest äri ka, mitte suurtööstust, aga väikest äri ja lõhkuda Vene pangandust. Ja nüüd ukrainlaste lootus oli paar kuud tagasi, et äkki on võimalik nende rünnakutega Venemaa viia nii kaugele, et nad novembrikuus on võimelised mingisuguse rahulaadse asja sõlmima, aga seda täna kuskil ei paista. No ja siis muidugi ka diktaator Putinit, ta ise on paranoiline ja siis kogu see toiduahel hoiab teda ka mingis infomullis, et tõenäoliselt tal see olukorra teadlikkus on ka auklik, et kirjeldada või teda hoitakse selles infomullis, sest see annab jälle võimaluse siis toiduahelal valetada ja varastada. Kuni anekdootlikud lood Putini visiitides Siberisse, kus siis otsustavalt tanklates alandati bensiini hinda, kui Putin sealt mööda sõitis. See on asja üks pool, teine pool on see, mida nüüd vähem moskvalased ise näevad. Tundub, et sel nädalal iga päev, Ukraina on rünnanud ka teisi kohti, aga Moskva on sel nädalal saanud iga päev pihta ja eile eriti tugevasti. Et missuguste tulemustega, sest võttes nüüd Vene inimese seisukohta, et Ukrainas ju vähemalt hoiatatakse, kui rünnak on. Venelasi ju ei hoiatata, sest ametlikult rünnakuid ju ei ole. No eks seal mingisugune väsimus sõjast on, aga Venemaa on jälle sellise kontrolli all, et ega seal keegi ei julge midagi öelda. Ja hea näide on ka muidugi sellest, et Vene Riigiduuma valimised tulevad 20. september, et siis sealt jõuga võeti maha Jabloko, kes mingit erilist mõju tal ei ole, et ta tõenäoliselt need poliitikud oleks Riigiduumasse saanud, aga mingit mõju ei ole ja see oli ainus selline poliitiline parteilaadne liikumine, kes oli siis sõja vastu. Isegi see koristati igaks juhuks ära, et mingit rahva ülestõusu ma seal Venemaal tänase seisuga küll prognoosida ei julge, ei oska ega ei ole ka võimalik. Sest see on ikkagi venelaste selline imperialistlik mõtlemine, et sõda on nende jaoks normaalsus. Mis rindel toimub? Rindel on suures osas muutusteta ja sellepärast venelased nii suure hooga või intensiivistavad õhurünnakuid nii droonide kui ballistiliste rakettidega, sest nad näevad seda, et ukrainlastel ei ole vasturohtu ja siin mis kõige suurem muutus on olnud lähinädalatel, et siin Zaporožje oblastis ukrainlased deklareerisid, et nad kontrollivad 10 ruutkilomeetreid, mille nad on siis Vene okupantide käest vabastatud. Tegelikult see oli hall tsoon, et mida keegi ei kontrollinud, aga nüüd on Ukraina kontroll vähe tõhusam. Ja siis jällegi venelased rünnakud on intensiivselt Huljapoole all ja siis jätkuvalt on venelaste siht kätte saada Donetski oblast ja siin, kus on siis kaksiklinnad Kramatorsk ja Slovojansk ja väga
hoogsad lahingud käivad Pokrovski all ja põhjas nad üldiselt, venelased lihtsalt häirivad ukrainlasi, Sumu oblast ja Harkivi oblast ja siis terroriseerivad suurtükitule, mitmikraketi heitjate ja nende samade banderollidega, mis siis otseses tõlkes on väike postisaadetis, aga ikkagi 150 kilo lõhkeainet ja siis ukrainlased uhmerdasid Musta mere laevastiku baasi Novorossijskis ja seal said pihta 2 Grishkevitši klassi fregatti ja raketilaevad ja midagi veel ja nüüd siis avalike allikate põhjal, et laevadelt lastavad tiibraketid Kaliibr, et Venemaa viib need Mustalt merelt ära põhjalaevastikku ja toob ka siia, kuna ukrainlased on leidnud nende vastu rohu ja see Musta mere laevastik on ikka põhimõtteliselt sinna Aasovi merre, mis on siin ja siis siin on Novorossijskis lukustatud ja Ukraina siis kombineeritud löökidega lõhub Musta mere laevastiku tegevusvabadust ja muidugi on venelastel raske olukord ka Krimmis, kus tõepoolest ei ole kütust ega isegi elektrit. Kui suureks mureks võib kujuneda see, et lisaks Põhja-Koreale on nüüd hakanud venelased sõdureid värbama ka Aafrika riikidest? See pigem ei ole väga suur mure, sellepärast et venelaste kontingent on seal sõdib suurusjärgus 670 000 ja operatiivreservis on 50 kuni 60 000 venelast ja kui me aafriklastest räägime, et siis need on ikkagi esialgu tuhanded ja eks ta värbab ka Ladina-Ameerika riikidest. Kuubalased müüvad oma mõõka ja nii edasi, aga see korealaste mure, et president Zelenski hoiatab, et võib tulla seal 30, 40, 50 000 korealast, et see on tõsine, et kui me räägime, isegi kui nad otseselt, kui nad ei lähe Ukraina territooriumile ega okupeeritud Ukraina territooriumile, aga kui nad viivad Ukrainasse raketibrigaadid ja hakkavad ballistiliste rakettidega siis võtma sihikule Ukraina tsiviiltaristut, et see on tõsine probleem, et praegu juba Venemaa kasutab Iraani ballistilisi rakette, Iraani rakette ka, aga me räägime Põhja-Koreast, et Põhja-Korea ballistilisi rakette KN-23 ja KN-24, mis siis on Hwasong 11A ja 11B, et see esimene KN-23, see on nagu Iskander M-i Põhja-Korea ekvivalent ja siis KN-24 on väiksema tegevusraadiusega taktikaline ballistiline rakett, et see on siis nagu Ameerika Atacams ja kui iraanlased ja põhjakorealased vahetavad tehnoloogiat Venemaalt, õpivad Ukraina sõjast, et see muudab ka julgeolekupoliitilist olukorda siis Kaug-Idas, see peaks tegema muret muidugi Lõuna-Koreale, Jaapanile, Austraaliale ja ka Lähis-Idas, mis peaks muret tegema siis laheriikidele, Iisraelile ja Ameerika Ühendriikidele, et nagu see sõda veel ei lähe suuremaks, aga ta kipub ikkagi sellest regionaalsest sõjast välja ronima.
No Ukraina enda sisepoliitikas kohalik meedia väga palju tegeleb selle sama valitsusremondiga, eriti mis puudutab kaitseministri väljavahetamist, sest eelmine kaitseminister oli ikkagi väga populaarne. Nüüd on Ukraina president käinud välja uue kaitseministri nimed. Kas nüüd võiks see rahuneda? Ma arvan, et see rahuneb ja ikkagi parlamendis ülemraadas on valitsusel enamus. Eelmine kaitseminister on väga populaarne ja see, mida ta alustas, muutis strateegiat ja üritas seal korruptsioonis ka korda luua, on üli positiivne aga ma ikkagi arvan, et nüüd see välisminister, kes oli kohusetäitja, endine välisminister Sabõhha, see esitati nüüd uuesti ja Hvala esitati ka siis kaitseministriks, et üsna tõenäoline, et see kõik läheb läbi, natukene rahuneb, aga ega see Fjodorov jääb ikkagi sõnakaks. Ja juhin tähelepanu ka, et on Kaitseväe juhtkonnas olnud rotatsioon ja vahetus ja uued juhid on väga innovaatilised, nutikad ja ebastandardsed, mis tekitab palju muret, ma loodan, venelastele nii õhus, kosmosel, meres, maal kui ka küberruumis. Ja nagu saate lõpus ikka enamasti küsin, et traditsiooniliselt, et mis võiks lähiajal juhtuda, kas midagi sellist, mis võib olukorda muuta, no rahu läbirääkimistest tõenäoliselt praegu, kuigi USA president ütles, et tema eriesindajad tulevad Kiievisse augustis, no praegu ei ole küll. No 23. august on seal suur palvus hommikusöök ja tähistatakse Ukraina iseseisvuspäeva, siis tavaliselt seal mõjukad poliitikud on kohal. Aga väga keeruline on prognoosida, kõik on väga dünaamiline ja mida võib vaadata, et Ukraina jätkab Vene linnade ründamist, et tuua venelastele sõda veel selgemalt koju, et see Krimm on seal nagu madalalt rippuv õun, et tõenäoliselt üritatakse Krimmi veel rohkem isoleerida ja rinnetel, kuigi venelased käivad ikkagi umbes kõrge intensiivsusega peale, just Pokrovsk, Kramatorsk, Lovjansk, Uljapole suunad, et sealt mingit taktikalistega operatiivset läbimurret ei ole näha, nende kaotused on 1200–1400 inimest päevas, aga mida Venemaa võib teha pärast Riigiduuma valimisi 20. septembril, et võib teha uue mobilisatsioonilaine ja siis Ukraina sõjaväeluure juba hoiatab, et siis võivad nad proovida uuesti tulla Kiievi peale, et põhjast või tõsta selle ohu üles, et siduda Ukraina vägesid. Aga kuni Riigiduuma valimisteni see pusimine käib edasi. Peeter Tali, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmised otsesaated on eetris uuel nädalal. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.